Tervist, et mina olen siis Riho Remmelgas ja räägin oma töös siis metsakultuuride kahjurputukad kui siis seenpatogeenide levitajad. Et olen ise siis Loodus- ja Tehnoloogia Loodus- ja Tehnoloogia Instituudi molekulaar- ja rakubioloogia instituudi magistrant. Tööjuhendajad on siis Leho Tedersoo, Rein Trenkan ja Ivar Sibul. Töö eesmärgiks oli siis leida, millised on siis potentsiaalsed patogeensed seened, mida levitavad siis meie männi- ja kuusekultuuride põhilise kahjurputukad, ärilik ja väikemännikertsakas. Lisaks analüüsiti ka siis männi juureülaskeid ja saareülaskete välmikuid. Uurimistöö põhiliseks ülesandeks oli veel ka leida, et millised kehakateldid ja seedekulglas levivad edasi ka putukahjustusega taimedele. Ja kuna on teada, et kärsaklased on siis kõige liigirikkam putukate sugukond, kus on rohkem kui 50 000 liiki. Männikärsakad on need olulisemad okaspuukultuuride ja putukahjurid. Meie põhilised kuivamatel okaspuu raiestikel on levinud siis harilik männikersakas, niiskematel kuuse raiestikel on levinud siis rohkem temaga sarnase eluviisiga väikemännikersakas. Lisaks on veel Eestis leitud seni 68 liiki üraskeid, mis on kõik seotud puittaimedega. Männi juureürask on keskmiselt siis 4,5–5 mm pikkune, toituvad enamasti männi juurtest ning võivad toituda ka tüvedest ja kändudest. Olulisteks saare kahjuristeks on meie metsades siis suursaare ürask, kes toitub enamasti vanadest puitudest, ja väikesaare ürask, kes siis toitub enamasti noortest saare kultuuridest. Seente identifitseerimisel kasutati siis seente riposomaalse DNA ITS2 regiooni. Kogu ITS regioon on siis keskmiselt 600 aluspaari pikk. Koosneda siis 3 arampiirkonnast, see on ITS1, 5,8S ja ITS2. Kõik need ümbritsevad alad on siis sisaldavad konserveeruvaid järjestusi, mis on heaks seondumiskohaks universaalsete primeritele. Käesolevas töös kasutati siis 2 universaalset primerit, GITS7 ja ITS4, aga lisaks oli ITS4 primeri küljes veel 10–11 aluspaari pikkused järjestused, mis kõik olid erinevad. Ja need võimaldasid siis bioinformaatilise töötluse käigus proovi ära tunda. Igasse proovi läks üks GITS7 primer ja ITS4 primer, ja selle järjestus oli erinev. Kokku analüüsiti siis 67 putukaproovi, milles siis 48 olid harilikud ja väikese männikärsakad ja 19 olid siis ürasklased, mille hulgas olid ka juureüraskid ja väike ja suur saarürask. Kõik putukaproovid olid siis kogutud Lõuna-Eesti erinevatest piirkondadest, Tartu, Viljandi ja Võru maakond. Lisaks koguti siis senekoostöö võrdlemiseks ka okaspuuproove, mida oli 2 liiki, harilik kuusk, harilik mänd ja okaspuude vanus oli keskmiselt kuni 4 aastat. Kokku koguti terveid okaspuutaimi 30 ja kahjustusega samamoodi 30 ja lisaproovid võeti siis okaspuukändudet, mida oli samuti 2 liiki, harilik kuusk, harilik mänd. DNA eraldati mõlema proovide puhul sarnaselt, purustati siis 3,2 mm roostevast erakest kuulikeste abil. Putukate puhul siis purustati kogu putukas, kuna seene eosed võivad paikneda sisikonnas kui ka kitiinkestal, ja siis taimeproovide puhul purustati kogu uuritav materjal, mida kaaluti 2 grammi ja võeti niimoodi taime võõrse osast ja just see, et oluline on see, et oli see pruunistunud koega osa. Purustatud materjalist DNA eraldamist kasutati siis PowerSoil DNA Isolation Kiti, ja mida seostati siis vastavalt tootja protokollile. Mõlemal juhul kitt oli sama. Järgnes siis
PCR-produktide puhastamine, kus siis sadestati välja etanoolis, muudeti üle enne sekveneerimisjärjestused ja järjestamine teostati Eesti geenivaramu tuumiklaboris, kasutades siis Illumina MISSEC sekvenaatorit. Järgnes siis üsna mahukas bioinformaatiline töötlus. Kõik programmid ja skriptid käivitati siis Ubuntu Linux operatsioonisüsteemis. Siin allpool on toodud välja siis väga erinevad programmid, mida kasutati, mille puhul ma pikemalt peatuma ei hakka. Kokku leiti siis analüüsitud proovides siis 13 517 taksonoomilist üksust, mille hulgas on ka siis puiduproovid ja putukaproovid. Kõikide taksonite keskmine ITS-järjestuse pikkus oli 321 aluspaari. Liigi tasandini võis siis määrata, kui järjestuse sarnasus vähemalt andmebaasiga oli 98–100%. Otu-tabelit töödeldi edasi lisaks, sealt eemaldati kehva kvaliteediskoori ja kõrge E-väärtuse otud, võimalik reostus, positiivse kontrollid, korduvad otud ja sellised, kus oli summaarne järjestuste arv väga väike. Lõplikult töödeldud otu-tabelisse jäi alles siis 2227 erinevalt Centele kuuluvat taksonoomilist üksust. Siin on siis tabel, kus on toodud välja erinevad bioinformaatia töötuse etapid ja siis ka järjestuste arv. Et kui alguses kuskil oli 18 miljonit lugemit, milles lõplikult jäi alles siis 4,4 miljonit järjestust otu-tabelisse ja lisaks ka ülejäänud asjad välja sorteerida, nagu ma eelnevalt mainisin, jäi lõplikult alles siis 2 miljonit järjestust. Üle kõigi proovide jagunusid taksonoomilised üksused siis kottseened ehk askomycota, mis oli kõige levinum, siis oli kandseened ehk basidiomycota ja kõige vähem leiti siis võimkonna tasandil ikkeseened ehk sügavmycota. Kõige siis üle proovida kõige levinumad klassid olid klass Agaricomycetes, klass Totiomycetes, siis Eurotiomycetes, Leotiomycetes, Micropotruomycetes, Sortariomycetes ja Tremelomycetes. Kõige vähem levinud ja kõige vähem määrati klasse Ustila Kinomycetes, Pesisomycetes ja Agarico Costilbomycetes. ITS-järjestuste alusel määrati siis mitmeid patogeenseid, aga ka endofüütseid seeni. Mõlemate männikäsakate puhul olid levinud patogeensed seened siis puidusinetuse tekitavad Ceratus vistis norvegica, Ophistoma canum, siis oli puiduhaavandite ja vähktõve tekitaja Neonectria ja siis muu taime patogeen Poma herbarium. Ainult männi juureüraskite proovides esines siis juurepessi, Heteroposeidon ja siis oli ka külmaseeni Armillaria. Ja lisaks oli ka samamoodi puidusinetuse tekitaja Ophistoma canum ja Neonectria. Siis saare üraskite proovides oli lisaks määrati Armillaria, puidusinetuse tekitab Esotum ja siis muud taimepatogeenid. Puiduproovides oli samuti näha, et männikäsakate poolt kahjustatud puiduproovides oli näha külmaseeni ehk Armillaria, kuigi need otseselt männikäsaka proovidest ei määratud, aga siiski on kahjustuse tagajärjel taim kahjustatud stressis ja sinna siis levivad edasi külmaseened. Ja siis lisaks leiti kahjustatud okaspuutaimed veel Neonectria ja puidusinetuse tekitab Esotum ja siis muud patogeensed seened. Samas mõned patogeensed seened nendest esines ka tervetel okaspuuproovidel endofüütsetena.
ainult kännuproovidel esines siis puidusinetuse tekitaja ceratosüstis ja opistooma ja lisaks oli kännuproovidel ka juurepess. Siis on näha, et männikeelsakatel on kõige sagedamad patogeensed seened on siis puidusinetuse tekitajad ceratosüstis norvegica ja opistooma canum. Üraslaste puhul on siis armillaria ehk külmaseen ja neonectria ja besootum. Haigetel taimeproovidel kõige rohkem leiti siis Poma herbarium, Pomopsis ja Pyranogeta cava. Ja ainult kännuproovidel levis juurepess ja opistooma canum, et neid mujalt leitud, mujalt taimeproovidest. Kokkuvõttes võib öelda, et siis kõige olulisemad ja tuntumad kahjuputukate proovidest määratud seeneliigid olid siis puidusinetuse tekitaja ceratosüstis norvegica, besootum ja opistooma canum, juurekaela mädaniku tekitajad külmaseened ja juurepess, puude haavandite ja vähktõbede esilikutsed neonectria ja teised taimede patogeenid. Haigetel taimeproovidel esinda lisaks ka siis juurekaela mädaniku tekitajas külmaseen, puidusinetuse tekitaja besootum, haavandite ja vähktõve esilikutsed neonectria ja teised taimede patogeenid. Puukändudel oli ainult puukändudel esines puidusinetuse tekitaja opistooma canum ja juurepess heteroposeidon. Kokkuvõttud võib öelda, et pean oluliseks siiski kahjurputukaid patogeense seente levitajatena, kui nad ise siiski üle ei levita näiteks, on need okaspuud siiski stressis ja tihtipeale palju vastuvõtlikumad erinevate patogeenidele. Lisaks võib ka sinna kahjustusse sattuda patogeense seenega, ütleme, õhu kaudu ja kindlasti on ka mingid muud viisid. Aitäh!